see on üks hull rikkumine, ärge seda kunagi tehke. Advokaadid naeravad selle peale, et see on see vaata lakke seadus, mis ütleb, et kohtul on võimalik määrata hüvitise suurus oma äranägemise. Mida rohkem on jälgijaid, mida rohkem on vaatajaid, mida rohkem on raha, mis on seotud sellise videomaterjaliga, seda suuremaks kasvab õiguslik risk, et keegi leiab, et ohoo, mina olen seal kuskil taustal või ohoo, minu poolt joonistatud pilt. Kui mina seda tegin, siis väikese üllatusega ma leidsin sealt, kui palju on seal tegelikult rääkivaid päid. Siis selline isiklikes huvides lustimine on täiesti lubatud. Ja kui me nüüd natukene mõtleme, Kalevipojas on nii mõnigi slogan, mida võiks sobivas kontekstis täiesti edukalt kasutada. See on täiesti autoriõiguste vaba allikas, et peab olema teadmine, miks see materjal mul seal videos on, miks ta tohib seal olla. Tere tulemast kuulama Turundustaskus järjekordset podcasti saadet. Minu nimi on Triin Rumm, mina olen Tallinna Majanduskoolis turundusõppetooli juht ja tänases saates me arutleme autoriõiguste intellektuaalomandi teemal ja seda siis eelkõige turunduse kontekstis, et kuidas siis üks turundaja saab turunduslikku sisu luua selliselt, et oleks siis kõik seaduslik. Ja ei võetaks kellegi teise loomingut siis kuidagi seal kasutusse. Ja selleks olen ma palunud täna saatesse Eero Johannese, kes on meil Tallinna Majanduskoolis siis vastavate õppeainete õpetaja, et ongi autorikaitse, intellektuaalomand, mis teemad natukene andmekaitsest räägin ka. Ja. Andmekaitse. Ja olegi hea, et tutvusta ennast alustuseks, et mis see sinu taust on ja kuidas siis sa sellisesse valdkonda oled jõudnud? Siin majas ma vaatasin järele, ma olen õpetanud 2016. aasta sügisest, ehk siis varsti 9 aastat saab täis. Ja minu autoriõiguse taust seisneb siis selles, et ma olen väga palju aastaid olnud seotud 2 Eesti autoriõiguste organisatsiooniga, Eesti Autorite Ühing ja Eesti Audiovisuaalautorite Liit. 5 aastat olen olnud autoriõiguse komisjoni liige ja see on olnud selline sügav huviala ülikooli aastatest saadik ja mõnes mõttes võib öelda, et ma olen üks nendest inimestest, kes iga päev mõtleb natukene autoriõiguse peale. Väga põnev, et ilmselt paljud inimesed ei ole sellist tüüpi. Paljud inimesed ei ole vast sellest kuulnud. Jah. Aga kas siis, et sellises valdkonnas toimetada, et sul on siis õiguslik haridus? Jaa, ma olen jurist, Tartu Ülikooli diplomiga jurist. Et jah. Okei. Ja miks siis selline teema mulle pähe tuli, et miks võiksime sellest täna rääkida, oli täitsa selline isiklik kuidagi nagu vajadus, et meie eelmine Turundustaskus saade oli siis üles ehitatud nii, et see oli detsembrikuu saade ja rääkisime seal siis jõulureklaamidest ja kuidagi alguses tundus vist mulle, et kuna kõik sotsiaalmeedias sisu niimoodi loovad, et siis järelikult võib, aga igaks juhuks siis küsisin Eero Johannese käest nõu ja tuli välja, et seal on hästi palju selliseid keerukaid nüansse, mida siis turundaja tegelikult peab arvestama. Ja räägiksimegi sellest, et just võib-olla siis sotsiaalmeedia sisu loome juures. Et võib-olla esimene küsimus olekski see, et ütleme nagu sarnane näide, et kui turundaja soovib luua YouTube'i näiteks, siis videosisu sellist, kus ta kasutab võib-olla kellegi teise loodud reklaamklippi või võib-olla mõnda uudisnuppu, et sellised on väga tavalised sellised videod, et kus ongi väga päevakajaline teema, võetakse mingisugused videoklipid kokku, näiteks uudistest või kuskilt ja siis räägitakse oma arvamust siis sinna juurde. Et mis need nüansid on, et kuidas üldse peab hakkama seal mõtlema?
Selleks, et luua õiguslikult korrektset videomaterjali, ma arvan, et tuleks alustada sellest, et kõigepealt tuleb teha plaan. Kõigepealt tuleb teha plaan, mida ma tahaksin kujutada, mida ma tahaksin kasutada, mis on minu sõnum, mis on need võimalikud puändid või naljad seal sees. Ja siis hakata juurde mõtlema sinna, et mis on need materjalid, millega ma oma videot täidan. Ja kohe järgmine küsimus on selles, et mis on õiguslik alus selleks, et ühte või teist materjali kasutada. Mõnel juhul tõepoolest autoriõiguse seadus ütleb, et ma ei pea minema kellegi käest küsima, ma ei pea minema kellelegi raha maksma, aga paljudel juhtudel ja mida kommertslikumaks me läheme kuni reklaamini välja, seda kõrgem on see kriteeriumi tase, mul peavad olema nõusolekud õiguste valdajatelt. Ja mõnel juhul platvormid pakuvad ise teatud katalooge, taustamuusikat, mingisugust taustakujundust näiteks, mida võib teatud platvormil tegutsedes või seal materjale luues võib kasutada, aga üks asi, millele ma kohe juhiksin tähelepanu, on see, et kui YouTube näiteks, aga mitte ainult, kui YouTube näiteks lubab teil kasutada teatud muusikalist tausta, siis see ei tähenda automaatselt seda, et te võite selle materjali võtta YouTube'i kanalist välja ja kasutada kusagil mujal. Ehk siin me jõuame ühe olulise praktilise tarkuseni, kui te kasutate materjale litsentsi alusel ja see litsents võib tulla läbi platvormi, see litsents võib tulla läbi tasuta kasutamise, näiteks Creative Commonsi litsentsi, see litsents võib tulla mingisugusest tasuta kasutamise allikast, siis on väga hea mõte pöörata tähelepanu, mida te selle muusika, tausta või mingisuguste muude elementidega tegelikult teha tohite, kas need on mõeldud mitteäriliseks kasutamiseks, äriliseks kasutamiseks, kas te peate tiitritesse panema mõne logo, kas te tohite võtta seda materjali ja kasutada seda keskkonnaväliselt, ehk sellised detailid, millele tuleb tähelepanu pöörata. Ja kui me tuleme sealt platvormi poolt mugavalt kättesaadavaks tehtud materjalidest tuleme välja, siis põhimõtteliselt on niimoodi, et iga element, mis teil videos on, teil peab olema teadmine, miks ta seal on ja miks te tohite seda kasutada. Mõned elementide puhul, nagu näiteks muusika, kui me jätame reklaami kõrvale, litsentsi saamine läbi kollektiivse esindamise organisatsiooni, Eestis selleks on Eesti Autorite Ühing, on võrdlemisi lihtne tegevus. Mõned elemendid, kui te tahate näiteks kasutada pikemat klippi mõnest kommertsstuudio poolt toodetud täispikast mängufilmist, Euroopa ja Eesti õiguse kontekstis võib olla päris keeruline. Klipp küll, aga näiteks treiler, et mis on tehtud võib-olla filmi selline reklaammaterjal, et kas see on siis samamoodi või sellel on kuidagi mingisugused muud nüansid juures? Põhimõtteliselt ei ole, et kui tegemist on filmitreileriga, siis mul peab olema kindel teadmine selle kohta, miks ma tohin seda treilerit oma videos kasutada. Ja põhimõtteliselt siin on kaks varianti. Üks variant on see, et selle treileri produtsent on mulle, kas siis individuaalse päringu kaudu andnud loa, või see treiler on üleval kuskil sellises keskkonnas, või sellisel veebilehel, kus siis produtsent on öelnud, et see on jagamiseks mõeldud treiler. Laadige alla, kasutage, pange oma videotesse, reklaamige meie toodet. Kui see on YouTube'is, siis mis see siis tähendab? Et kui ta on YouTube'is üleval kõikidele vaatamiseks, et siis sealt võib selle võtta ja panna enda saatesse sisse? See on väga hea küsimus.
see on väga hea küsimus ja see on hea küsimus sellepärast, et YouTube'is ja teistes meediakanalites ka kuskilt on tekkinud selline arusaamine, et kui mingi videomaterjal on avalikult üleval, siis võiks selle nagu võtta ja enda huvides kasutada. Vähemalt YouTube'i puhul see niimoodi ei ole. YouTube'is avaldamine ei anna automaatselt õigust teistele YouTube'i kasutajatele seda YouTube'i videoklippi oma videosse panna. Ja ma mõtlen, et mis on turvaline viis, on see, et lingid sinna video alla, mida ka massiliselt kasutatakse. Et link below, see on üks selline YouTube'i meetod. Ja kui me nüüd sattusime juba... Kas sa Eero mõtled siin seda, et ma siis ikkagi ei pane nagu endale sinna video sisse seda klippi, aga lihtsalt näiteks räägin sellest ja ütlen, et nüüd vaadake siis siin all kirjelduses olevat linki, et see on nagu hästi turvaline viis. See on õiguslikult hästi turvaline viis sidustada oma materjali millegi teisega ja kui me nüüd sattusime sinna YouTube'i teemale kuidagi poolkogemata, siis tegelikult vaadake YouTube'i videosid, sealhulgas neid, kus on miljoneid jälgijaid ja vaadake neid sellise meediaõiguse pilguga. Ja kui mina seda tegin, siis väikese üllatusega ma leidsin sealt kui palju on seal tegelikult rääkivaid päid. Ehk siis selliseid ülesehituselt hästi lihtsaid videoid, kus siis video autor jutustab midagi, jookseb ringi, tal on see nutitelefon on käes, näitab loodusmaastikku, hästi turvalist loodusmaastikku, ehk siis sellised klipid, kus ei ole üldse või on väga vähe kõrvalisi inimesi ja sellised klipid, kus peale selle rääkiva pea, kuidas ma oma kodus kappi koristan ja nii edasi, kuidas ma pargis jalutamas käin ja nii, kuidas ma oma koera kammin, kuidas ma käisin kuskil džunglis, et ja ma arvan, et osalt need on täiesti meelega tehtud, et kogu selline liigne kraam on sellisest videost välja võetud ja tõepoolest, mida rohkem on jälgijaid, mida rohkem on vaatajaid, mida rohkem on raha, mis on seotud sellise videomaterjaliga, seda suuremaks kasvab õiguslik risk, et keegi leiab, et mina olen seal kuskil taustal või minu poolt joonistatud pilt. Jääb taustale ja siis on küsimus, tuleme tagasi selle juurde, et peab olema teadmine, miks see materjal mul seal videos on, miks ta tohib seal olla. Aga ma mõtlen, kui see juhuslikult jääb sinna taustale, et kui see pilt on kuskil nagu selles ruumis, et siis ikkagi peab siis see sisulooja mõtlema selle peale või? Jaa. Siin nüüd me läheme detailidesse ja küsimus otsapidi on sellises asjas, mida teinekord tuntakse märksõnaga panoraamivabadus. Ja Eesti seadus ütleb panoraamivabaduse kohta niimoodi, et kui tegemist on alaliselt avalikus ruumis asuva teosega, nagu näiteks skulptuurid, aga minu poolest miks mitte ka alaliselt mingi pannoo näiteks mõnel hoonel, aga eelkõige arhitektuuriteosed. Meil on avalik ruum pungil täis autoriõigusega kaitstavaid maju ja kui ma teen võtte väljaspool turvalist stuudiot, siis kui ma ei kasuta mingisugust hägustamistehnikat, mis teinekord on tülikas ja ei ole atraktiivne, siis on enam-vähem paratamatu, et need autoriõigusega kaitstavad hooned mul foto või filmilindi peale jäävad. Ja Eesti seaduse reegel on selles, et nii kaua, kui nad on taustal või nii kaua, kui nad on vilksamisi, siis see on okei. Ja see on okei ka sellisel juhul, kui ma
tegelen majandustegevusega, see on äri, ma mingil moel saan tulu. Mul on vaja autori nõusolekut sellest hetkest, kui autoriõigusega kaitstav kujutis moodustab põhimotiivi. Ehk minu video keskendubki teatud autoriõigusega kaitstavale skulptuurile, ma käin selle skulptuuri ümber, jutustan ja see on see põhjus, miks inimesed minu videod vaatama tulevad. Nad võib-olla ei tule vaatama mind, nad tulevad vaatama seda skulptuuri, seda maja, seda kujutava kunstiteost, mingisugust arhitektuurset lahendust. Sellisel juhul Eesti seadus näeb ette, et vajalik on autori nõusolek. Aga isegi juhul, kui ma näiteks jutt, mida ma räägin, ei ole üldse selle skulptuuri kohta. Ütleme, et ma lihtsalt jään sinna lihtsalt suvaline näide, ma jään sinna jaluta ja mõtlen, et see on nagu juhuslikult, ütleme, et see on jäänud sinna taustaks, aga tegelikult see inimene ise ei ole teadlik sellest, et kui ta nii teeb, et siis ta võib rikkuda mõnda siis seadust, et nii võib juhtuda küll. Sellistes olukordades juristid armastavad öelda, et see on väga detailide küsimus. Seadus räägib põhimotiivist ja mulle endale meeldib kasutada inglisekeelset terminit hotspot ehk miks inimene ikkagi seda fotot või videomaterjali vaatab, et kas see on lugu minust või see on lugu majast, skulptuurist, maalist ja et kumb meist on oluline ja ega ei ole välistatud ka selline olukord, et sellel videol ongi 2 peamist tegelast, mina ja siis see maja, millest ma räägin ja selles situatsioonis ma arvan, seadus kaldub sinna poole, et mul peaks olema arhitekti nõusolek. Okei, aga mulle tundub, et see on väga-väga sügav, väga lai teema ja võib olla ka päris keeruline niimoodi kuidagi nagu kõigest aru saada. Aga et võtaks nii, et inimene, kes meil saate ära vaatab, et tal on vähemalt mingisugused lihtsad tõed, kus ta oskab siis orienteeruda. Et minu esimene küsimus selles osas oleks see, et kas number 1 võiks olla see, et kui ma loon seda sisu ja näiteks ma olen eraisik, ütleme, et mul võib-olla 500 inimest vaatab seda videot, ja ma ei ole, ja ütleme nii, et ma tahan seda panna YouTube'i, aga ma ei ole YouTube'is siis teinud ennast nii-öelda selleks rahateenijaks, sest et seal on teatud tingimused, sul peab olema teatud arv vaatamisi ja nii edasi, et üldse sa saaksid hakata siis selle video pealt raha teenima. Et kas siis see võiks olla selline turvaline alguspunkt, et kus ma tean, et ma ei saa nagu kommertskasu sellest, ja ma olen veel eraisik ka, et kas siis see, et see mingisugusele sellisele kahtlasele tegevusele järgnevad sanktsioonid on nagu suhteliselt ebatõenäoline. Aga ikkagi võimalik. Jaa, ega neid tõenäosusi on keeruline mõõta. Sõltub sellest, kelle haige varba peale siis parasjagu astuda ja kui mitu korda eelnevad õiguse rikkujad on selle sama varba peale astunud. Aga see on nüüd oluline mõte sellest vaatest, et kui me jätame kõrvale erakopeerimise õiguse, kui me jätame kõrvale materjali kasutamise õppeprotsessis, siis ainult see asjaolu, et ma ei teeni tulu, ei anna automaatselt õigust kasutada autoriõigusega kaitstavat materjali sellisel viisil, et ma laen seda üles, ma teen seda üldsusele kättesaadavaks. Et see, kui me nüüd räägime riskidest, see võib mõnevõrra viia allapoole seda riski, et keegi esitab nõude. Aga see tulu saamise komponendi eemaldamine ei muuda automaatselt tegevust õiguspäraseks. Et autoril on õigus teose üldsusele kättesaadavaks tegemisele, autoril on õigus teose avalikule esitamisele ja nii edasi ja seadus otsesõnu ei sea seda sõltuvusse sellest, kas mul õnnestus raha teenida, kas mul oli kavatsus raha teenida või mitte. Aga siin on moment selles, et nii mõnedki autorid,
kes on lubanud oma teoseid tasuta kasutada ja ma viitan veel kord sellisele litsentsisüsteemile nagu Creative Commons. Saate minna kodulehele www.creativecommons.org ja üks sellistest litsentsitingimustest Creative Commonsi puhul võib aga ei pruugi, võib olla selles, et see on lubatud ainult mitteäriliseks kasutamiseks. Ja kui materjali on võetud selle Creative Commonsi litsentsi alusel, siis sinu näide on tõesti asjakohane, nii tõesti tohib teha. Aga see tähendab tõesti seda, et see... Aga korraks küsin veel seda, et isegi kui ma ei teeni, ütleme siis näiteks seal YouTube'is selle pealt tulu, aga kui ma kuidagi selle sisuga siis, ma ei tea, turundan või reklaamin midagi, et kas siis see tegelikult juba on ikkagi ärieesmärgil kasutamine? Kindlasti. Ja reklaami puhul on reegel väga selge. Kõik autoriõigusega kaitstavad teosed tuleb hankida omaniku nõusolek. Kõik inimesed, kes teil reklaamis on, peab olema nende inimeste nõusolek. Ja kas see tähendab isegi seda, et kui sul on mingisugune klipp, kus on inimesed, et siis ei piisa ainult sellest, et sul on klipi autori nõusolek või peab olema ka nende inimeste nõusolek, kes seal klipis on? Reklaami puhul kindlasti. Reklaami puhul kindlasti kõik inimesed, kes reklaami satuvad ja mul on tunne, et professionaalse reklaami puhul inimesed ei satu reklaami, nad värvatakse. Hea reklaami ettevõte sõlmib nendega sellise lepingu, mis võimaldab seda inimese välist kujutist, kui me kasutame juriidilist väljendit siin edaspidi kasutada, võib-olla ka kuidagimoodi modifitseerida, muuta ja nii edasi. Juhuslikud inimesed reklaamis kuskil taustal on väga halb mõte. Et see on üks selline asi, mida proovige kindlasti vältida. Ja minu lemmiknäide reklaamide osas on see, et jälle võtke see meediaõiguse filter, võtke ette ja vaadake teinekord Kesk-Euroopa stuudiotest tehtud pesupulbri reklaame, hambapasta reklaame, selliseid reklaame, kus siis kampaania eelarve on tohutu. Sellised reklaamid, mida näidatakse üle poole kontinendi ja vaadake ja imetlege seda, kui steriilsed need on. Mitte midagi, mitte ühtegi ülearust rohukõrt, mitte ühtegi ülearust tegelast sellistes reklaamides ei ole, et nad on väga täpselt paika komponeeritud, küllap terve rida meediaõiguse juriste on selle kallal oma terava pliiatsiga vaeva näinud. Eesmärk selles, et viia juriidiline risk nii madalale kui vähegi võimalik ja omaette küsimus on selles, et kas turunduse vaatest selline reklaam on hea reklaam. Kas see on nüüd selline reklaam, mis inimesi veenab ja ma arvan, et see on üks turunduse ja meediaõiguse vahvatest väljakutsetest, kuidas luua sisu niimoodi, et see oleks paeluv, aga samal ajal selline, mis teid kohe ka kohtupinki ei tiriks. Aga mis need riskid siis on? Et ma kujutan ette, et ütleme, et rikudki kogemata, ütleme, et kui turundaja rikubki kogemata mingit siis autori kaitse siis seadust, et saab trahvi ilmselt, et see on ju kõige, või mis need riskid on, et millega siis tuleks arvestada ja kuidas määratakse seal siis võib-olla ka see nagu trahvisumma või et kas see on täitsa selline, et ei oska seda niimoodi ette ennustada, et võib-olla, et kui sa teinekord tead, et mis see risk on ja mõtledki, et võib-olla 500 eurot trahvi, kui tuleb, et pole nagu hullu, või siis mida kõige rohkem kasutatakse on ju see, et lihtsalt siis sa pead selle sisu eemaldama, et kui kellelegi ei sobi ja juhitakse sellele tähelepanu. Ja õiguse rikkumisele võivad, aga ei pruugi järgneda negatiivsed tagajärjed ja tõepoolest Eesti seaduse järgi on võimalik trahvida õiguse rikkujaid,
ka autoriõiguse rikkumiste puhul, on võimalik esitada kahju hüvitamise nõudeid, ehk siis autoril, ma ei tea, saamata jäänud litsentsitasu või siis ka hüvitis mittevaraliste õiguste rikkumise eest. Kui suurtest summadest seal räägitakse või et millest see siis sõltub? Et kui suur siis võib olla see kahjunõue? See on keeruline küsimus. See on keeruline küsimus ja Eesti kontekstis, vähemalt meie seniajase teadmise kohaselt, me ei ole Ameerika. Et meil ei ole juttu siin ei miljonitest dollaritest ega miljonitest eurodest. Et hüvitise suurus sõltub sellest, kui palju siis autor on kahju kannatanud ja lähtekoht on selles, et kui nüüd autor oleks andnud oma nõusoleku, mis oleks see mõistlik hind olnud sellise nõusoleku eest ja mõnel juhul kohus võib hinnata, et see hind võib olla ka päris arvestatav, see hind võib olla kõrge. Meil on selline kohtumenetlust reguleeriv norm, mis ütleb seda, et iseäranis intellektuaalomandi asjades, kui kahju välja selgitamine on keeruline, advokaadid naeravad selle peale, et see on see vaata lakke seadus, mis ütleb, et kohtul on võimalik määrata hüvitise suurus oma äranägemisel. Ja aga on sul võib-olla lihtsalt nimesid nimetamata, aga mingisugused näited meeles, kus tegelikult, et oligi ikkagi päris selline nagu suur summa, mis siis pärast määrati trahviks? Kahjuhüvitistest rääkides, siis need suuremad numbrid Eestis on jäänud sinna kuskile esimese 100 000 sisse ja võib-olla kuskile sinna vahepeale. No ikkagi märkimisväärne summa, mis nagu annab seda infot meile, et tegelikult olgugi, et keeruline teema, aga on tarvis endale siis selgeks teha või siis küsida asjatundja nõu. Ja seda kindlasti. Ja eks oma väärtus on ka selles, et me oleme valinud sellise ühiskonna, kus me eeldame ja soovime seda, et kõik käituvad õiguspäraselt. Et me tahame elada õigusriigis ja õigusriigis elamine ja toimimine algab minust endast. Et ma ei võta võõrast jalgratast, ma ei viska võõrast akent kiviga sisse, ma ei võta veebist suvalist fotot ja ei pane seda oma ettevõtte kodulehele. See on üks hull rikkumine, ärge seda kunagi tehke. Et põhimõtteliselt võiks olla käitumine õiguspärane ja teine moment seal juures on ka selles, et need toredad inimesed ja organisatsioonid ja ettevõtted, kes on selle loomingu meieni toonud, vähemalt mina tunnen nii mõnegi nende vastu sügavat austust. Mulle meeldib see, mis nad on teinud ja ma aktsepteerin nende õigust lubada ja keelata oma teoseid kasutada ja ma aktsepteerin nende õigust saada tasu, sest kujutame ette professionaalne loomeinimene, tema eelarve ju tegelikult tulebki kokku nendest väikestest litsentsitasude laekumistest ja kui me hakkame siin väga suures ulatuses nihverdama, siis teistpidi me sööme ära seda leiba ja juustu nende inimeste laua pealt, kellele me tegelikult sisimas oleme tänuvõlgu, sellepärast et nad on teinud midagi sellist, mida me tahame kasutada. Ja see on oluline kriteerium ja trahvid ja hüvitised trahvideks ja hüvitisteks. Siin on üks mõõde on veel ja see on aja, närvi ja ressursikulu, mis ei ole vähemalt Eesti oludes, ei ole üldse väike. Et see, kui sul, eks iga inimese riskitaluvus on ju erinev, aga kui ma olen niikuinii natukene selline loomekalduvustega isik, tundlik, empaatiline ja ma tean, et mul kuklas istub mingisugune kaasus,
kus väidetavalt selle autori või isiku, kelle õigusi ma võib-olla olen rikkunud, advokaat kirjutab mulle kurjasid kirju ja see asi tundub, et see ei lõpe ega lõpe esimeses kohtuastmes, teises kohtuastmes ja nii edasi. Et see ei ole meeldiv. See ei ole meeldiv ja see võtab aega ja mis võib-olla veel olulisem, sellist loomingulist staminat mingisuguse tühi asjaga tegelemiseks, mida ma oleksin saanud väga hõlpsasti vältida, kas või sellisel viisil, et ma ei võta seda materjali, ma teen ise või küsin sõbra käest, vormistan lepingu, kasutan mingisugust meedet selleks, et selliseid võimalikke probleeme tulevikus vältida ja naljaga pooleks. Nii mõnelgi juhul see kõige suurem trahv on õigusabikulude arve, advokaadi arve, mis siis õiguse rikkujal tuleb maksta selleks, et teatud õiguslikust probleemist rohkem või vähem puhtalt välja tulla. Et seda tuleb ka arvestada. Ja okei, no igal juhul väga hästi sa selgitasid, et ega ikka keegi ei taha sattuda, sest sinna, et hakkad seal kohut käima ja nii edasi. Aga ikkagi, et küsiks siis niimoodi, et konkreetselt, et mis see number 1 või et kas sa saad nimetada mingisugused siis need allikad või dokumendid, mida peaks hakkama siis ise lugema, et veenduda selles, et sinu tegevus, näiteks siis mingit sisu luues, ütleme turundusliku eesmärgiga sisu luues, oleks õiguspärane. Mis on see number 1 dokument, kuhu ma lähen? Kes tahab lugeda õigusakte, autoriõiguse seadus. Nii, number 1 siis autoriõiguse seadus ja sealt ma ilmselt saan Ctrl F-iga otsida mingit konkreetset punkti, mis siis räägib sellest. Ja, samuti tasub vaadata Eesti Autorite Ühingu kodulehte www.eau.org. Seal on samuti palju materjale, millest on võimalik saada teavet autoriõiguste ja nende regulatsioonide kohta. Jah, no ma ise sinna lehele hiljuti sattusin või meelega läksin ja uudistasin ja siis seal oli väga hea selline korduma kipuvad küsimused, sektsioon ja no põhimõtteliselt oli nii, et iga küsimuse kohta oli vastus, et jah, ka selle puhul on tarvis saada luba nii edasi. Maksta siis selle muusika kasutamise eest, sest see leht oli ju rohkem nagu muusika kohta. Ja Eesti Autorite Ühingu põhitegevus on suunatud muusikaautorite õiguste teostamisele ja kaitsele, mis omakorda tähendab seda, et kui teil on küsimusi muusikateoste kasutamise osas, Eesti Autorite Ühing on selline väga hea koht, kellega ühendust võtta ja siis vastavat informatsiooni saada, et tasub vaadata, tasub uurida, tasub küsida enne, kui minna riskantsele teele. Aga ütleme, et Eesti kontekstis isegi võib-olla on asi lihtsam. Aga et kui ma näiteks tahaksingi oma, ütleme, YouTube'i sisus kasutada mingit reklaamklippi, mis on tehtud näiteks Suurbritannias või veel hullem Ameerikas, et kuidas ma siis nagu peaksin hakkama seda uurima, et et mis need õiguslikud aspektid siis seal on, sellepärast, et siis ju ainult Eesti õigusest ei piisa, olgugi, et ma teen näiteks selle saate ainult eesti keeles. Kui nüüd autoriõiguslikku suhtesse tekib nii-öelda välismaine element, siis jah, on soovitav uurida õiguslikku tausta teistes riikides ja samuti, kui me räägime muusikateoste õigustest, on hea üles otsida kohaliku riigi autorite ühing ja selle ühingu kodulehelt või siis ka vastavate kontaktide kaudu on võimalik informatsiooni saada. Ja peab arvestama sellega, et vaatamata sellele, et autoriõigus on teatud piirides üsna hästi ühtlustatud rahvusvaheliselt, nii Euroopa Liidu sees kui ka Euroopa Liidust väljaspool, pidades silmas iseäranis Ameerika Ühendriike,
meil on mõned rahvusvahelised lepingud või konventsioonid, mis põhiprintsiibid paika panevad, ikkagi ka Euroopa Liidu sees selline seaduste erisus on olemas. Seaduste erisus on olemas, üks hea näide on seesama panoraamivabadus, millest meil enne juba juttu oli, mille osas Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole mitte teps ühel meelel, vähemalt mitte tänasel päeval. Töö käib selles, et iga autoriõiguse direktiiviga ühtlustada või saada seda autoriõigust ka iseäranis Euroopa Liidu sees üha ühesugusemaks, aga see on pikk ja vaevaline teekond. Erinevate riikide nägemused sellest, kui palju peaks autoreid kaitsma, on erinevad ja võib-olla isegi ma sõnastaksin sinu küsimuse natukene teistmoodi. Et autoriõiguse üks põhimõtetest räägib sellest, et rakendatakse teose kasutamise koha seadust. Ehk kui mul on eestikeelne koduleht, mis on peamiselt suunatud Eesti auditooriumile, siis mingisugused hallid servad sellele pildile tekivad, mingi suhteliselt väike tõenäosus on, aga ma arvan, et me Eesti seaduse kohaselt saame enam-vähem hästi hakkama. Küll aga, kui minu plaan ongi selles, et ma teen rahvusvahelist materjali või veel enam, ma suunan oma sisu teatud spetsiifilistele turgudele. Mul on prantsuskeelne leht, saksakeelne leht, rootsikeelne leht, siis on hea mõte kirjutada endale eelarvesse kulu ja vajadus, et selgeks teha, mida ma tohin konkreetses õigusruumis teises riigis teha, mida mitte. Ja veel kord korrates mõtet, et autoriõigus on enam-vähem, aga mitte täiesti samalaadne. Siis reeglid, mida loetakse reklaamiks ja mis reklaamis on lubatud, mis mitte, võivad eri riikides olla üpriski erinevad. Nii et kui ma asun sellisele rahvusvaheliste turgude vallutamise teele, tasub pöörata ka sellele tähelepanu, et erinevates riikides reeglid võivad olla erinevad ja see, mida meie tajume siin, et on täiesti normaalne, täiesti lubatav, mõnes teises riigis võib olla kohustus, et ma pean panema mingi kohustusliku teksti, ma pean hoiatama, ma pean pöörama tähelepanu, ma pean panema mingi vesimärgi peale kuskile ja nii edasi. Ja reklaami järelevalved tegutsevad vähemalt Euroopa piirides võrdlemisi tõhusalt, et see tõenäosus, et võimalik rikkuja sellise rohkem või vähem ebakohase reklaamiga vahele jääb, on päris arvestatav. Aga küsin siis nii, et ma saan aru, et seal on nagu suur erinevus, et kas siis see sisu, mida sa lood või kokku paned, et kas see on avalikuks kasutamiseks või ta ikkagi päris avalik ei ole. Et kuidas seal on, näiteks niisugune näide, ütleme, et toimus mingisugune sündmus, mille kohta ma tegin videot ja siis ma ei pane seda avalikuks, aga ma panen ta näiteks YouTube'i peidetud lingina ja ma panen sinna siis mingisuguse muusika, ma ei tea, taustaks, mille kohta ma ei ole tegelikult siis küsinud näiteks autorite ühingult on ju nii-öelda nõusolekut ja selle eest maksnud. Et kas niimoodi on see okei, kui see ei ole avalik kasutamine või ikkagi ei ole? Küsimus taandub siin sellele, kes sellise video teeb ja kellel on sellisele videole ligipääs. Kui ma teen video ainult enda ja oma pere ja kõige lähemate sõprade jaoks ja on efektiivselt tagatud, et tõesti kõrvalised isikud sellele materjalile ligi ei pääse, siis selline
isiklikes huvides lustimine on täiesti lubatud. Ehk vähemalt, et üks asi on lubatud. Et selline erakopeerimise erand on meil seaduses sees, lubades füüsilistel isikutel, ja see on oluline, ainult see reegel kehtib ainult inimestele, mitte organisatsioonidele, salvestada, kopeerida, alla laadida, tõlkida, nii kaua, kui selline tegevus jääb tõesti minu enda, minu pere ja minu kõige lähemate sõprade ringi, avalikkusel ei ole sellele ligipääsu ja ma ei teeni tulu sellise erakopeerimise või eratõlkimise kaudu. See on seadusega täiesti lubatud, tingimusel, et see materjal, mida ma kasutasin, oli õiguspäraselt ligipääsetav, oli õiguspäraselt avaldatav, aga selle näite puhul me eeldame, et küllap nii oli. Okei. Aga siis teine näide, et kui seal taga on juba siis ettevõte, aga kes ei pane seda avalikuks kasutamiseks või näiteks ütleme, et sündmuse järel film ja ma saadan selle filmi ainult siis nendele inimestele, võib-olla olid seal koostööpartnerid, nii edasi, et kes mul seal sündmusel käisid, et kas see on ka siis okei? See on kaks probleemi. Esimene probleem on selles, et selle videoklipi tootja ei olnud enam füüsiline isik oma eravajadusteks, see oli organisatsioon ja nüüd sõltuvalt organisatsiooni laadist, kas me võime sinna juurde juba üsna hõlpsalt tuvastada ka selle, et see oli turundusüritus. See oli majandusliku sisuga üritus või tõesti see oli mingisugune heategevuslik tasuta asi, aga selles mõttes see ei ole ka siin oluline, nagu me täna ka oleme juba tõdenud, et majandusliku tegevuse puudumine või majandusliku huvi puudumine meie õigusruumis ei anna iseenesest juriidilistele isikutele õigust kasutada autoriõigusega kaitstavaid materjale. Ja et üks probleem oli siin siis selles subjektide ringis, et tootja või levitaja oli vale juriidiline isik ja teine pool, nii nagu sa kirjeldasid, nende isikute ring on ilmselt liiga laialdane selleks, et seda saaks lubada või aktsepteerida. Okei, ja ühesõnaga niimoodi ikkagi siis ei saa nagu ennast turvaliselt tunda, et seal on ohukohad sees. Ohukoht on seal täiesti selgelt olemas, jah. Ja siis ma olen kuulnud ka seda, et kui on nagu hariduslikul eesmärgil see sisu, mida luuakse, et seal on mingisugused erisused. Et oskad sa nendest ka rääkida, et mis erisused seal on? Siin mängureeglid on sõbralikumad, koolisõbralikud, ütleme niimoodi. Ja põhimõtteliselt, mis on lubatud õppeprotsessis kasutada illustreeriva materjalina autoriõigusega kaitstavaid teoseid, mis on siis õiguspäraselt avaldatud. Ja oluline kriteerium on siin selles, et õpet ei saa üles ehitada sellele, et ostame kusagilt ühe koopia õpikut ja siis kopeerime, teeme sellest tervele koolile koopiaid, et see ei ole päris selle erandi mõte. Ja teine asi on see, et see ligipääsetavus või kasutajate hulk peab olema rangelt piiratud konkreetse kooli või isegi veel enam konkreetse õpperühma liikmetega ja sellisel puhul tõesti nendel tingimustel ei ole autorite nõusolekut vaja. Ja teine olukord, kus seadus teeb siin koolisõbraliku reservatsiooni, kannab hüüdnime koolikontserdid ehk siis teoste avalik esitamine õppeprotsessi raamides niimoodi, et esitajateks on õpetajad, õpilased ja auditooriumiks või publikuks on siis samuti õpetajad, õpilased, lapsevanemad, kooliga vahetult seotud isikud, nii et mõnes mõttes selline kinniste ustega üritus. Ja kui me mõtleme
kõik näiteid oma sellisest isiklikust koolikogemusest, kooliaktused. 1. septembri aktus, jõuluaktus, vabariigi aastapäeva aktus, kooli lõpuaktus ja nii edasi, väga kenasti mahuvad selle erandi alla ja selliseks tegevuseks, veel kord nii kaua, kui nii-öelda uksed on kinni, võõrast rahvast sisse ei pääse, on see täiesti okei. Ja mis ta siis tähendab seda, et näiteks et aktusel, kui ma tahan, et ütleme mingisuguse tuntud loo järgi, võib-olla isegi Ameerikast pärit lugu, siis need õppijad nii-öelda sammuvad sinna aktuse saali, et kui ta on niimoodi kinnine sündmus, et siis on see okei, et ma seda lugu näiteks Spotify'st lasen. Jaa, see on täiesti okei. Niimoodi tohib teha. Aga teen natuke keerulisemaks, aga kui mul on olemas ka veebiülekande link, aga see link on samuti siis jagatud ainult siis nendele lõpetajatele, kes küll omakorda saavad seda linki jagada enda pereliikmetele, et kas siis juba on seal midagi keerulisemat? Ja see on juba keerulisem. Siin me peame hakkama mõõtma meetme tõhusust. Ehk siis kui palju ma saan usaldada neid inimesi, kellele ma lingi saatsin, et nad seda linki ei saada edasi kõigile sõpradele, kes enam selle erandi raamidesse ei mahu. Ehk siis küsimus on selles, et haridusasutus peab rakendama tõhusaid meetmeid selleks, et piirata auditooriumi. Ja kui me räägime väiksemast õpperühmast, kui me räägime eriti vastutustundlikest õpilastest, kellelt on võetud allkiri ja keda on instrueeritud teemal, et ärge jagage seda, ehk see on okei. Kui see on selline lihtne jagamine, et ürituse ülekande link on siin, siis mina kipuks mõtlema selle peale, et varem või hiljem see link rändama läheb ja see enam ei ole selle asja eesmärk. Või siis mul praegu kuulates sind ja mõeldes ise ka, see on tegelikult hea lahendus, et võib-olla siis lihtsalt teha nii, et see sisse jalutamise muusika on ainult selles konkreetses ruumis, et siis on veel nii-öelda ülekande lingil on, ma ei tea, mute peal, et seal keegi parasjagu ei kuule ja kui see etapp või see osa aktusest on näiteks läbi, hakkavad kõned nii edasi, et siis enam seal ei ole mingit ohtu see. See on kindlasti üks võtte, mida on võimalik kasutada ja teine viis, millest me veel täna rääkinud ei ole, on kasutada sellist muusikat, mis ei ole enam autoriõigusega kaitstud. Just, seda ma tahtsin küsida, et olen kuulnud, et vist mingi muusika, mis on juba päris ammu loodud, ja mis siis veel et missugune muusika ei ole siis enam autoriõigustega kaitstud? Autori varalised õigused lõpevad siis, kui autori surmale järgneva aasta 1. jaanuarist on möödas 70 aastat. Meil on täna 70 aasta reegel, ehk siis kõik need autorid, kes on olnud surnud rohkem kui 70 aastat, kasutades siis seda natukene keerulist 1. jaanuari reeglit, nende looming on täiesti vabalt kasutatav. Ma võin terve turunduskampaania üles ehitada Kreutzwaldi Kalevipojale ja kui me nüüd natukene mõtleme, Kalevipojas on nii mõnigi slogan, mida võiks sobivas kontekstis täiesti edukalt kasutada. See on täiesti autoriõiguste vaba allikas ja me elame praegu sellises hetkes, kus 70 aastat tegelikult ei olegi nüüd nii väga ebaharilikus minevikus. Kreutzwaldi aeg meie jaoks oli ebaharilik minevik. Keel oli teistsugune, ühiskondlik kord oli teistsugune ja nii edasi. Aga need 40-ndad, 50-ndad
noh, mõnes mõttes ja noh, võib-olla tuleme isegi enne teist maailmasõda või teist maailmasõda, jah, see ühiskond oli võrdlemisi samalaadne sellega, kus me praegu oleme, et äkki annab sealt midagi noppida niimoodi, et me ei pea enam autoriõiguse pärast muretsema. Asi, millele tuleb tähelepanu pöörata, on siin see, et teos ise, nagu näiteks muusika, vana muusika, Mozart, Vivaldi, Bach, Beethoven ei ole enam autoriõigusega kaitstud. Aga kui ma kavatsen kasutada selle vana muusika fonogrammi, Spotify'st lasen näiteks, siis fonogrammitootja õigused kehtivad, esitajate õigused kehtivad ja ma olen jälle olukorras, kus ma pean otsima, kelle käest nõusolekut küsida ja noh, mõnes mõttes on lihtne, et kui koolil on muusikaõpetaja, siis tema klaveril või kooliansambliga esitab seda vana teost ja siis sellist fonogrammi tooteõiguste küsimust tolles kontekstis ei teki. Et vanad teosed ja noh, vanade teoste puhul jah see, et vana muusika võib olla arranžeeritud, arranžeerija õigused kehtivad, vana tekst, vana näidend võib olla tõlgitud, tõlki õigused võivad kehtida ja nii edasi, et pildistan noh, Pirita kloostri varemeid näiteks, ilmselgelt autoriõiguse väline arhitektuuri objekt. See väike paus, kui te tähele panite, ma üritasin mõttes vaadata, et kas seal on mingisugust sellist osa või objekti Pirita kloostri varemete või ka Tallinna Raekoja puhul, mis on lisatud hiljem ja võiks olla autoriõigusega kaitstav, mõni putka seal kusagil külje peal. Et noh, sellistele väikestele ohtudele tuleb tähelepanu pöörata, et see teos, kujutatud teos ise ei pruugi olla autoriõigusega kaitstud. Jäätiseputka uhkete sloganitega võib-olla. Ja see fotograaf, kes pildi tegi, valides võttenurga, valguse ja nii edasi, tema on ka autor. Ja kui ma tahan kasutada tema fotot vaatamata sellele, et see foto võib kajastada juba ammu autoriõiguse kaitse alt välja läinud raudrüüd, fotograafil on õigused ja ma pean küsima fotograafi käest nõusolekut. Okei, aga kas võib olla siis nii, et need tehisintellekti tööriistad, mis meil nüüd laialdaselt on kasutuses, aitavad meid hädast välja? Et me saame hakata siis väga lihtsasti ise looma siis neid pilte, muusikat, videoid, et kuidas selle asjaga on, et ütleme, et ongi nii, et tundub väga keeruline, võtab on ju aega, vajab tegutsemist, et ma teen siis hoopiski ühe AI tööriistaga ühe muusikapala ise, mida ma seal aktusel lasen või mis ma oma reklaamklipi taustaks panen. Et kas see on õiguspärane? Enne, kui ma vastan sellele küsimusele, ma tuleksin sammu tagasi ja tooksin välja selle mõtte, et autoriõiguse seadus, tõsi küll, seda selgesõnaliselt ütlemata, annab väga jõulise vihje, tehke ise, looge ise ja see sõnum autoriõiguse ridade vahel on olnud ammu enne seda, kui tehisintellekt üldse päevakorda tekkis. Et see võib olla sõltuvalt inimese võimekusest, oskustest üks viis, kuidas intellektuaalomandi vaatenurgast olla seal turvalises kohas. Ma teen ise. Ma kirjutan teksti ise, ma pildistan ise, ma filmin ise seda loodusmaastikku, džunglit, parki. Ma räägin ise, ühesõnaga, võtan kõik endale ja ei jaga kellegagi. Ehk selline mudel ja see on väga kooskõlas autoriõiguse püüdlusega, looge rohkem. Looge uusi asju, looge uusi teoseid ja kui te kasutate olemasolevat, kas siis mainet, au ja kuulsust või siis materjale, siis selleks enamasti on vajalik
nõusolek ja nii mõnelgi juhul ka raha maksmine. Aga nüüd selle tehisintellekti juurde lühike vastus, miks mitte? Miks mitte, see on kindlasti üks võimalus. See on kindlasti üks võimalus vähemalt proovida autoriõiguse raamest välja pääseda. Ja ma nüüd ütlen natukene ettevaatliku häälega, aga tundub, et meie tänane õiguslik reaktsioon tehisintellekti poolt loodule on selline, et tehisintellekti poolt loodu või moodustatu ei ole autoriõigusega kaitstav teos. Ehk kui ma annan lihtsa prompti, mul on vaja 30 sekundit meeleolu muusikat, võib-olla annan rütmi ka ette, võib-olla annan teema ka ette, et võiks olla selline uniseks tegev või midagi. Ja siis vastav tehisintellekti rakendus moodustab mulle selle helide jada, siis see võiks olla tänapäeva autoriõiguse kohaselt autoriõiguse väline heli, mis tähendab seda, et ma tohin seda kasutada. Aga samas, kui keegi selle heli nüüd minu käest ära näpsab, mul ei pruugi minul endal olla seda autoriõiguse argumenti. Sa ei tohi võtta minu käest neid elemente, mida tehisintellekt minu jaoks tegi. Ja kui me tahame... Oota korraks küsin, et kas siis on nii, et kui mina olen teinud selle muusikapala, aga ma näiteks, ütleme, et keegi teine saab siis selle kuskilt veebikeskkonnast näiteks kätte, et siis minul ei ole õigust ütelda, et see on minu looming. Täpselt nii. Aga miks nii? Võib-olla ma olen tunde veetnud, et seda õiget pala kätte saada ja seda luua, on ju? See toob meid teise ja väga keerulise küsimuseni. Üks mudel on hästi lihtne. Ma annan tehisintellektile väga lihtsa prompti. Kirjuta 2 lehekülge esseed teemal Vana-Rooma ajalugu ja pane sinna sisse ka lõppu ka üks nali. Ja tehisintellekt teeb selle mõne sekundiga, täidab selle ülesande ära. Mina ei ole selle teksti autor. Mina ei ole loominguliselt panustanud, vaatamata sellele, et ma algatasin selle materjali loomise. Mina ei ole loominguliselt panustanud ja mina ei ole autor. Kordan veel, meie tänase teadmise kohaselt, mis võib lähitulevikus muutuda, aga võib-olla ka mitte. See ei ole autoriõigusega kaitstav tekst ja kõigil, kellel on sellele tekstile ligipääs, on ilma minu nõusolekuta lubatud sellist teksti kasutada. Sellepärast, et selle teksti sees ei ole inimese loomingut. Selleks, et me saaksime rääkida autoriõiguslikust kaitsest, oluline kriteerium, vähemalt meie tänapäeva arusaamise kohaselt, on see, et inimene peab olema loominguliselt panustanud. Nüüd, kui me tuleme sellest lihtsast mudelist välja, ehk siis vaatame, mis igapäevaselt toimub, ehk need promptid on palju keerulisemad. Ma tõesti võingi olla veetnud tunde või päevi selleks, et saada mind rahuldavat tulemust, kas siis teksti või muusika või mingisuguse visuaalse kujutisega. Ja siis tõesti võib seal tekkida küsimus selles, et kas me saame juba rääkida inimese loomingulisest panusest. Ja millisest hetkest alates inimese loominguline panus on piisav selleks, et me saaksime öelda, et jah, see on autoriõigusega kaitstav teos, see on praktika kujundada ja hinnata ja me oleme täna väga teekonna alguses, nii et me mõnes mõttes ei saa öelda, et tehisintellekti kasutamine lülitaks välja autoriõiguse automaatselt, aga kui see on selline lihtne ülesanne, siis ei pruugi kaasneda tulemiga autoriõiguslikku kaitset, mis võib olla omakorda probleem, mis võib olla omakorda risk, et ma ei saa materjali kaitsta nende intellektuaalse omandi tööriistadega, millega me senini oleme harjunud ja kogu minu kodulehekülje sisu
võib olla täiesti ohustatud kõigile nendele, kes siis tahavad sealt mingisuguseid asju korjamas käia ja minu ja tehisintellekti koostöös valminud häid lahendusi enda ärihuvides ära kasutada, et see on see risk. Võib-olla see risk laheneb. Võib-olla risk laheneb. Euroopas käivad juba mõtted sellel teemal, et luua täiendav tehisintellektiga seotud autoriõigus või intellektuaalomandi õigus, mis siis mõnede plaanide kohaselt ja kas ja millisel kujul ja millal me sinna lõpuks jõustunud õigusaktini jõuame, on täiesti omaette küsimus, aga see plaan on selles, et kui mina teen prompti, siis selle prompti tulemusele mina saan teatud õigused. Aga see on tuleviku teema, võib-olla tuleb. Hetkel seda siis ei ole? Hetkel seda ei ole, aga ma nüüd kohe räägin sellest, mis on. Ma kohe räägin sellest, mis on. Selle sama heliklippi moodustamise näitel. Huvitav, kas me terminoloogiliselt võime kasutada niimoodi, et inimesed loovad ja robotid moodustavad? Minu pärast võib. Kui me tahame eristada seda, et ühel puhul on tegemist inimese poolt tehtud asjaga ja teisel puhul on siis olemasoleva põhjal kokku panduga. Olemasoleva põhjal kokku panduga. Siis see moodustamine on minu meelest täitsa asjakohane. Tehisintellekt on moodustanud mulle ühe helilõigu, autoriõigus, nagu sellele ei rakendu, nagu me just tõdesime, aga lisaks autoriõigusele, sellele klassikalisele autoriõigusele, luuletused, arvutiprogrammid, joonistused, fotod ja nii edasi, on olemas juba täna terve rida sellised intellektuaalomandi kaitsevorme, mis ei sõltu loomingust, kus me kaitsemegi investeeringut, kus me kaitsemegi seda nupule vajutust ja need on näiteks fonogrammitootja õigused ehk võib olla nii ja rõhk on kergelt sõnal võib olla. Me ei ole seda praktikas järele proovinud, ühtegi kohtuasja ma ei tea, et kui ma annan prompti, moodusta helifail ja annan mingid kriteeriumid ka, ma ei ole autor, ma ei ole helilooja, aga ma olen fonogrammitootja. Äkki ma olen fonogrammitootja ja saan ligipääsu sellele helifailile kaitsta läbi oma fonogrammitootja õiguste. See on analoog või paralleel sellega, et kui siin Tallinna Majanduskooli taga Sireli hekis säutsuvad varblased ja tõesti nad seda teevad, ma võtan mikrofoni, salvestan seda varblaste häält, varblased ei ole autorid. Minu näite puhul ei ole ka piisavalt loomingut, et öelda, et mina oleksin autor. Helirežissöör tegelikult mõnel juhul võib olla autor, kui ta loominguliselt suunab ja valib, millist heli ja kuidas salvestada. Aga minu lihtsa salvestamise näite puhul ma ei ole autor, aga ma olen fonogrammi tootja. Kasutan mingisugust välisallikat nagu varblane või tehisintellekt ja saan selle tõttu intellektuaalomandi õigused. Andmebaasi tegija õigused samamoodi. Annan AI-le ülesande moodusta andmebaas. Ei ole üldse haruldane prompt tänapäeval. Äkki ma olen andmebaasi tegija. Annan AI-le ülesande tee 1,5 minutiline videofail. Äkki ma olen filmi esmasalvestuse tootja, kellele samuti juba täna kehtiva õiguse kohaselt kehtivad filmi esmasalvestuse tootja õigused, eelkõige õigus kontrollida, kes salvestusele ligi pääseb, tohib seda kopeerida, üles laadida ja nii edasi. Et sellised võimalused näikse tehisintellekti ja selle poolt moodustatuga tänapäeval juba olemas olevat. Aga meil ei ole tööriista näiteks tekstidele, meil ei ole head tööriista näiteks fotolaadsetele väljunditele, et me peame vaatama seda kataloogi, mis meil täna seaduses on ja mõtlema, et kas sealt tuleb midagi või ei tule, aga vastus küsimusele, kas eks aeg annab arutust. Jah, ühesõnaga, et aeg annab arutus, pluss, et on need niisugused võimalused olemas, et kes kuidagi kõrvalt oskab selle siis autorluse külge panna.
Aga ma mõtlesin ise sind kuulates ka nii, et teksti puhul ongi ju see, et ega väga raske on ju nagu aru saada, et kas on kasutatud seal mõne AI tööriista abi või ei, et ma ise mõtlesin näiteks raamatute peale. Et no ilmselt juba praegu kirjanikud võib-olla, või mul ei ole mingeid tõendeid, aga ma arvan, et nad ju kasutavad, et võib-olla seda keeletoimetajat ei olegi enam vaja või et ma kirjutan mingit raamatut, aga ma üldse ei ütle, et pool sellest raamatust tegelikult või nagu suur osa sellest raamatust tegelikult on tehtud näiteks ChatGPT abiga. Ja siis ju keegi ei tea, ma panen enda nime alla ja ikkagi need autoriõigused kuuluvad mulle. Jaa, see on nüüd selline uus huvitav teema, mis seoses tehisintellekti laialdase kasutamisega on tekkinud. Sellel on juba ka väike termin on juurde tekkinud, tehisintellekti pettus, ehk siis inglise keeles artificial intelligence fraud. Okay. Ja see töötab mõlemat pidi. Niimoodi, et inimesed lasevad tehisintellektil mingisuguseid ülesandeid täita ja siis koolis õpilane ütleb, et mina kirjutasin selle koduse ülesande, mina tegin selle lõputöö, aga tegelikult on teinud seda tehisintellekt, mis on loomulikult akadeemiliselt on hästi on keelatud ja taunitav selline tegevus. Ja samamoodi võib olla tõesti see, et keegi, kes ütleb, et ta on autor, tegelikult ei ole autor, tal ei ole sellele tulemile mitte mingisuguseid õigusi, arvestades neid võimalusi, mida me enne arutasime või jättes kõrvale need võimalused, mida me enne arutasime. Ja see on samuti tõsi, et meil ei ole häid tööriistu, kuidas hinnata, kas tulem on autori õigusega kaitstud, kas see on tehisintellekti poolt loodud või mitte. Selline naljaga pooleks tööriist on see, et küsime siis ChatGPT enda käest ja ChatGPT midagi ka vastab. Aga see tulem ei ole väga suure tõendiväärtusega ja praktikast on teada ka juhtumeid, kus siis ka palju tõsisemad tehisintellekti tuvastamise tööriistad on andnud ka väga valepositiivseid vastuseid. Ja üks huvitav tendents, kuhu me oleme niimoodi tugevalt teel, on see, et selle tõttu, et inimesed suhtlevad intensiivselt tehisintellektiga, üritavad ennast teha tehisintellektile mõistetavaks, siis meie enda keele ja mõttemudelid muutuvad tehisintellekti sarnasemaks. Ehk me võime võib-olla mingisuguse aja möödudes 3-5 aasta pärast täiesti mõõdetavalt tajuda seda, et ilma igasuguse tehisintellekti kasutamiseta, näiteks kooliõpilane kirjutab teksti nii, et seal on ilmselged tehisintellekti tunnused ja ülesanne selgeks teha, et kas see on siis tehisintellekti poolt loodud või mitte, muutub seeläbi veel keerulisemaks. Ja lihtsalt repliigi korras vastupidi ka. Vastupidi pettused on ka, et rakendus reklaamib ennast kui tehisintellekti rakendust, aga sellele vaatamata tegelikult vähemalt mingisugusest astmest alates siis võtab vestluse üle inimene ja hakkab vastama inimene, jättes vestlejale mulje, nagu tegemist oleks robotiga, neutraalse robotiga, kellega ta räägib. Selliseid asju on kasutatud näiteks juturobotite puhul. See on natukene teise jutuajamise teema, aga küsimus on siin selles, et kas minul kui vestlejal, minul kui juturoboti kasutajal on õigus teada kõigepealt seda, et minuga räägib tehnoloogiline rakendus ja teiseks seda, et ühel hetkel sellise robotpsühholoogi asemel on seal tegelik inimene, kellele ma siis arvates, et on robot, oma pihisaladusi siis varmalt avaldab.
ja põnev teema, aga tahtsin sinu käest küsida ka seda, et me lindistame seda saadet praegu siis 12 veebruar on täna, 2025 ja eelmine nädal siin tuli uudistesse siis selline ka autoriõiguste ja AI teemaga seotud teema. Et lühidalt oli siis see, et meie justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta siis pressiteate vahendusel andis teada seda, et seal oli 400 miljardit sõna, eestikeelset sõna, siis on antud või tahetakse anda, nüüd on nagu selle osas natuke segadus, antud siis Meta korporatsioonile kasutada siis nende enda tehisintellekti arendamiseks ja noh, minister põhjendas seda siis sellega, et eestlaste põhiseaduslik huvi on eesti keele ja kultuuri säilimine ja selle tõttu, et me siis tahame anda neid eestikeelseid sõnu, et siis see Meta AI saaks täitsa puhtas õiges eesti keeles meile vastata ja võib-olla oleks seda eesti meelt ka seal sees. Et ja paljudele siis võib-olla just autoriõiguste seisukohalt see uudis üldse mitte ei meeldinud, et mis on sinu seisukoht või mis sa sellest arvad ja miks üldse seal võiks olla siis mingit sellist konflikti? Ühelt poolt loomulikult meie kui ühiskonna huvi on selles, et meil oleks võimalik tehisintellektiga suhelda ja ka vastuseid või väljundeid saada võimalikult heas eesti keeles. Teiselt poolt, see ei ole üldse lihtne teemade valdkond, see ei ole üldse lihtne küsimus. Siin on mitmeid õiguslikke aspekte, sõltuvalt siis milliseid materjale ühele erakorporatsioonile soovitakse siis kättesaadavaks teha. Siin on isikuandmete kaitse mõõde, siin on intellektuaalomandi mõõde, andmebaasi tegijaõiguste mõõde, autorite mõõde ja seda viimast ma võib-olla tahaksingi natukene ka esile tuua. Mulle tundub, et selles diskussioonis, mis vähemalt minu kõrvu on ulatunud, see moment on pisut jäänud tähelepanuta. Meie täna kehtiv õigusruum ütleb seda, et kui tegemist on andmekaevega väljaspool teadusasutust, väljaspool teadusuuringuid, tundub antud juhul niimoodi võiks olla, siis esimene lähend on selles, et andmekaeve on lubatud. Aga sellele järgneb suur aga, autoritel on võimalik keelata oma loomingu kasutamine andmekaeve otstarbel, eeldusel või tingimusel, et tegemist ei ole teadusuuringuga. Ja tänaseks päevaks mitmed Eesti loomeinimesi ühendavad organisatsioonid, nagu näiteks Eesti Autorite Ühing, Eesti Audiovisuaalautorite Liit ja Eesti Näitlejate Liit, on väga selgelt deklareerinud, et nende liikmesautorite või liikmesesitajate või liikmesnäitlejate loomingut andmekaeve eesmärgil kasutada ei tohi ilma vastava autori, organisatsiooni või näitleja nõusolekuta. Ehk meie tänane seadus annab autoritele siin sellise punase stopp-nupu ja mulle tundub, et siin järgmine küsimus on selles, et kuidas seda võimalust efektiivselt rakendada niimoodi, et tehisintellekt sellest ka tegelikult ja efektiivselt aru saaks. Jah, et ühesõnaga ma saan siis sinu põhjendusest aru nii, et tegelikkuses isegi siis ministeeriumi tasemel ei ole õigust siis anda neid sõnu, mis tegelikult on siis on ju tulnud seal on räägitud, et see on kokku pandud ERR-i artiklitest, meediasisu, et sellepärast ma tean, et Eesti Meediaettevõtete Liit on olnud päris kriitiline selles osas, et just, et kust kohast see sisu on tulnud. Et ma saan aru ka nii, et kui see sisu tuleb täiesti avalikest allikatest, et enne me siin, enne lindistust veel rääkisime sellest, et Wikipedia võib olla siis see allikas, et kas siis sealt, kui see tuleb, on kuidagi nagu õiguspärasem?
Siin tuleb vaadata Wikipeedia kasutamise tingimusi loomulikult, aga üldine Wikipeedia toimimise põhimõte nii palju, kui mina seda tean ja Wikipeedia inimesed võivad mind siin kohe täpsustada ja parandada, et iseenesest Wikipeedia sisu oma olemuselt on avalikuks kasutamiseks ja ma ei tea, et oleks mingisugust takistust teostada andmekaevet näiteks eestikeelsetest Wikipeedia materjalidest. Aga ma reserveerin endale väikese võimaluse, et ma ei ole olnud piisavalt asjatundlik ja tegelikult on kuidagi teistmoodi, aga jah, mulle teadaolevalt Wikipeedia näiteks võib olla eestikeelne Wikipeedia, võib olla näiteks selline allikas, kus siis eesti keelele omaseid mustreid tehisintellekt otsida võiks. Aga kas siis on nii, et me rääkisime, et ERR, aga igasugused eestikeelsed kodulehed, et kas need on siis kuidagi siis tegelikult nii-öelda kaitstud, et sinna siis see robot ei või minna seda uurimistööd tegema? Meil on reegel täna selline, et kui materjal on õiguspäraselt kättesaadavaks tehtud, ehk kui ma laenan oma portfoolio veebi üles kõigile vaatamiseks, siis seda tohib kaevata. Sealt tohib andmekaitset teha nii kaua, kui ma ei ole sobival ja arusaadaval viisil keelanud. Ehk siin on selline opt-out võimalus, et eeldatakse, et tehisintellekt tohib sooritada andmekaeve toiminguid, aga autoril on võimalik anda märku, et minu loomingut palun mitte uurida. No näiteks, et ma teen nii, et kui inimene või ütleme, et kui keegi satub mu kodulehele, hüppab kastike lahti siit lehelt, et kirjutan sinna, et siit lehelt ei tohi või et keelan selle sisu kasutamise, et kas see siis oleks kuidagi nagu piisav? Mulle tundub küll. Küll. Aga siis ju ongi, et kui ma lugesin seda eelmisel nädalal neid uudiseid, et siis tekkis selline mõte, et näiteks kui ma kasutan ChatGPT-d ja seal on ju nupukene, et otsi veebist, et kui ma panen otsi veebist, et siis ta ju otsibki seda nendest allikatest, mis on veebis vabalt kättesaadavad. Et näiteks need ajakirjandusliku sisuga lehed, mis on nii-öelda maksumüüri taga, et sinna ta ju ei pääsegi. Et see see lihtsalt väike nüanss, et miks võib tulla ka see info sealt, mis sa küsid, mitte väga pädev, sest et ta ei pääse kõigele ligi, aga näiteks ERR on ju nii-öelda need artiklid on kõik tervenisti loetavad. Jaa. Siin võib tegelikult tehnoloogiliselt eristada sellist lihtsat päringut, et lihtsalt otsi midagi ja teine on siis andmekaeve mustrite või mingisuguste stiilikogumite otsimise mõttes, et üks küsimus on tõesti selles, et kes võitis Eesti meistrivõistlused 2014. aastal teatud spordialal. See on pigem nagu fakti küsimus, see on lihtsamat sorti päring, aga teine päring on see, et tõesti võtame teatud Eesti telediktori, uurime teda selles mõttes, et kuidas ta räägib, milline on tema tämber, kõnemanöör, sõnakasutus ja nii edasi, saame sellest teatud informatsiooni ja selle informatsiooni põhjal me siis nüüd midagi teeme. Kas me loome selle telediktori sarnase moodustise, kasutame seda informatsiooni mingisugusel äriotstarbel või mis iganes suurandmete ajastul informatsiooniga teha saab. Et see on nüüd nagu selline andmekaeve, mis on sügavamalt õigusega reguleeritud. Okei, arusaadav. Aga AI osas ma tahtsin veel seda küsida su käest, et tänapäeval, et kes juba on rohkem seda kasutanud ja mina ise seal hulgas, et kui mul tekkis esmane küsimus enda selle eelmise saate osas, et kuidas siis ikkagi kasutada teiste loodud reklaamklippe ühes videopodcasti saates näidistena, mida me siis seal analüüsisime, küsisin ChatGPT käest ja võt ongi ju see, et kui ma täpselt ei tea, et see esimene allikas, mida ma peaksin hakkama vaatama, on siis see autoriõiguse seadus, et mina esmajoones jõudsin siis YouTube'i nii-öelda tingimuste ja selle juurde.
et midagi ma küsisin, ta andis mulle lingid, klikkasin, läksin, lugesin siis YouTube'i, neid sisutingimusi ja mingis osas vaatasin, et okei, et kui ta nendele vastab, et võib-olla ongi juba kõik korras, sellepärast et YouTube on see keskkond, kuhu ma selle video on ju üles laen, aga kohe ei tulnudki selle peale. Et tegelikult on seal hoopis nagu suuremad ja olulisemad need dokumendid või ütleme see raamistik, õigusraamistik juures. Et kas sa oskad ütelda, et kuidas just turundaja, kui tal tekivad mingid sarnased küsimused, et kuidas ta näiteks ChatGPT abiga peaks promptima, et mis on need küsimused siis? Et Sõltumata promptimisest, prompti sisust, siis õiguslikele ja meditsiinilistele küsimustele tehisintellekti abil vastuste otsimine on kindlasti abiks. On kindlasti abiks, aga sealjuures, jah, mõningasel määral riskantne, aga sealjuures peab arvestama sellega, et see vastus, mis tuleb, ei pruugi olla täpne, ei pruugi olla isegi õige, ei pruugi vastata sellele situatsioonile, milles siis konkreetne isik parasjagu on. Ja kui sa küsid, et kuidas peaks promptima, mida rohkem olulisi asjaolusid, nii palju kui äri ja muud saladused seda võimaldavad, tehisintellektiga jagada, seda parem, seda suurem on tõenäosus, et vastus tuleb tõelähedane. Aga sõltuvalt ka nüüd tehisintellekti rakendusest peab siin arvestama seda, et millise andmehulga pealt tehisintellekti on treenitud ja vähemalt praegu tundub, et tehisintellekti rakendused, nad on üsna Ameerika-põhised. Põhjendatult Ameerika-põhised ja võib-olla see on ka üks selline nõuanne, et rõhutage seda, et te soovite Euroopa lahendust, Euroopa õigusel põhinevat lahendust või veel konkreetsemalt Eesti õigusel põhinevat lahendust. Ja nagu kõigi vastustega, ärge uskuge pimesi seda, mida tehisintellekt teile ütleb, see vastus ei pruugi olla täpne ega piisav. Jah, et ütleme niimoodi, et suurema kindlustunde annab see, et kui sa promptide abiga jõuadki siis nende vajalike dokumentide juurde, vaatad, et need kehtivad ja saad sealt siis dokumendist juba konkreetselt need punktid järgi vaadata. Just nimelt ja see mõte, mis sa ütlesid, et kui nüüd läbi tehisintellekti jõuda mõne õigusaktini, on oluline tähelepanu pöörata sellele, et te vaataksite läbi selle lingi seda versiooni, mis täna kehtib. Eesti Riigiteate andmebaasi puhul see on kenasti õigusakti alguses on välja toodud, kas ta on hetkel kehtiv või ta on mingisugune varasem versioon. Eesti autoriõigus on nii mõnelgi määral ajaloo jooksul muutunud ja kui juhtumisi tehisintellekt leiab, et antud hetkel on efektiivsem ja sobivam anda teile vana link, siis te võite saada vale vastuse. Aga hakkame otsi siin kokku tõmbama, et seda juttu võiks sinuga siin tunde rääkida, seepärast, et ongi, et see on väga põnev ja selline teema, et inimene, kes ei ole täpselt selle valdkonna inimene, et siis avastamisruumi on väga palju. Aga ma küsiksin see lõpetuseks seda, et kuna sa oled päris pikalt meile õpetanud ja oskad sa tuua midagi sellist välja, et mille osas näiteks turunduse õppijad kõige rohkem nagu imestavad või mis neid nagu üllatab, et mille peale nad pole üldse tulnud, mis on siis turunduse ja autoriõiguste ja intellektuaalomandi ja kõige sellega seotud? Ohoo! Tallinna Majanduskooli üliõpilasi on üsna keeruline üllatada. Kõigepealt peaks tõdema seda, et silmaring ja teadmised on arvestatavad, aga mõnikord tuleb, et selline ohoo-efekt, et autoriõiguse kaitse on tegelikult väga laialdane. Et alustades tõesti mingisugusest silmnähtavalt autoriõigusega kaitstud sonetist kuni siis vildikate pinali välise kujunduseni.
ja see võib olla üllatus, et ohoo, kas autoriõigust me võime leida ka kusagilt kraanakonksu otsast ja vastus küsimusele, et jah, mõnel juhul võibki, või täna me oleme päris mitmel korral rääkinud panoraamivabadusest, see, et maja, arhitektuuriteos võib olla autoriõigusega kaitstud, et ta ei ole nagu põõsas, puu või rändrahn, vaid ta on inimese loomingu abil tehtud, et see võib olla üks selline moment ja siis aeg-ajalt ma kuulen ka siit auditooriumist linnalegende, et kui teos on avalikustatud, et siis võib seda kasutada, et kui ta on veebis juba üleval, et siis nagu oleks sellele vaba ligipääs. YouTube'i legendist me täna oleme juba rääkinud. Copyrighti märgist me ei ole täna rääkinud. Mis selle kohta me peaksime teadma? Üks sõnum on selles, et see märk ei kehti Eestis. Et see on ühe teise rahvusvahelise lepingu Genfi konventsioonist tulenev märk, millega Eesti ei ole ühinenud. Meil ei ole vajadust ja võib-olla ka õigust oma teostele copyrighti märke peale panna ja copyrighti märgi puudumine ei tähenda seda, et teos ei oleks autoriõigusega kaitstud. Ja see on üks selline oluline sõnum. Aga suur aitäh sulle, Eero Johannes, et sa leidsid selle aja ja jagasid meiega oma kogemusi, teadmisi. Ja ma ei tea, ma ise võtaks selle saate kokku siis niimoodi, et kui te soovite videoklippi teha, mida te panete siis turunduslikul eesmärgil näiteks YouTube'i või kuhugi mujale, siis hea on selleks rentida üks stuudio, teha seda enda kodus, kus sul on suhteliselt valge ruum ja siis kogu see looming siis ise kokku panna. Ja siis on süda rahul, et keegi ei saa tulla kuidagi midagi sinult pärast nõudma. Jaa, see on kindlasti üks viis, kuidas õiguslikke riske viia miinimumini ja nii mõnedki edukad sisuloojad täpselt seda nõuannet järgides toimetavadki. Mina ja minu koer. 1 000 000 klikki. Just. Aga aitäh sulle. Aitäh teile, kes te kuulasite, vaatasite ja järgmise korrani. Aitäh.